Tervist jälle üle pika aja. Muideks, täna ma teen seda videot batuudi pealt. Juhuu! Elagu lapse süda, elagu mängumeelsus. Tegelikult ma tahan täna rääkida hoopis koroonast kui õnnistusest, ehk siis mis on selle plussi pooled. Me kõik ju teame, mida see justkui halba teeb ja kõike nii ja naa. Aga me võib-olla ei pane tähele, et seal on ka oma plussi pooled, sest alati, kui miski on negatiivne, on seal ka alati positiivne pool, sest me elame justkui duaalses maailmas, mis ei ole ka päris täpne, et me elame tegelikult Trinity maailmas, mis tähendab seda, et meil on positiivne, meil on negatiivne, aga meil on ka see nullpunkt ehk kuldne kesktee, mida meie vanad eestlasedki, eks ju, esivanemad väga välja tõid. Nii, koroona kui õnnistus. Hakkame aga pihta. Mida mina näen, on see, või mis minul läks kohe väga silma, oli see, et kuna mu enda laps on koduõppel, siis nüüd ma nägin, et paljud vanemad pidid võtma vastutuse oma lapse hariduse eest. See ei ole küll päris 100%, aga siiski õppisid lapse vanemad võtma siis vastutust oma lapse harimise eest. See on küll keeruline, nagu ma aru saan, sest koduõppel ei ole see nii pingeline, kui see on, ma saan aru, distantsõppel. Et selles mõttes ma tunnen kindlasti teile kaasa. Aga siiski on meil võimalus õppida uuesti suhtlema oma lapsega läbi õppimise ka. Ja see on punkt 1. Punkt 2. Perekonnad pandi kokku, on nii. Et meil on tekkinud uuesti võimalus tundma õppida just selle perekonna dünaamikat igapäevaelus hommikust õhtuni. Et kui muidu oli võib-olla see, et sa nägid õhtul oma last ma ei tea, 3-4 tundi, heal juhul, enne kui ta magama läks ja et siis nüüd on see võimalus suhelda ja oma lapsi ja oma perekonda üldse õppida rohkem tundma ja iseennast ka läbi selle. Ja see oli punkt 2. Nii, mis siis veel? Mis ma veel märkasin, oli see, et töökohtadega seotud, et seal on kindlasti palju draamat ka, aga nagu ma ütlesin, ma tahan rääkida ainult plussi pooltest, siis ma näen seda, et paljud inimesed on avastanud, et neil on täiesti võimalik töötada distantsilt oma koduses miljöös, kus on võib-olla vähem stressi ja nad saavad vahepeal välja minna ja teha mingit pause või mis iganes, et sul on paindlikum just kui see töökeskkond ja tööolu ja kõik see muu, mis sinna juurde käib. Ja teine asi veel töökohtadega seoses, et on tekkinud ka wow, pistrik lendab meil siin. Ossaraks, see on küll äge. No nii, mis sümbol on pistrik? Hakkame vaatama. Nii, okei, räägime töökohtadest ja et me oleme märkamas, et missuguseid töökohti tegelikult ei olegi vaja. Et jäävad justkui need olulisemad järgi. See küll tähendab seda, et inimesed justkui jäävad tööst ilma, aga see annab ka võimaluse avastada endas võib-olla mingeid uusi külgi või alustada midagi uut ja enneolematut või mille peale see ei ole ennem tulnud. Nii, lähme siit edasi. On peatunud ületarbimine. Ehk siis see tarbimine, mis meil on olnud, ma ei ütle, et see oleks ainult hullumeelsus olnud, aga siiski ikkagi palju. Ja praegu on see kuidagi natuke tasakaalustunud. Et mõneti kindlasti võib-olla liiga ühele poole, aga siiski ikkagi mingi väike balanss on tekkinud. 5. punkt. Oleme saanud aja maha. See tähendab seda, et meil on aega märgata iseennast, märgata enda ümbrust, märgata loodust, märgata oma tundeid, oma siseelu. Ja me oleme läinud ka väga palju, mida mina näen oma tutvusringkonnas, et ma olen ise hästi loominguline olnud ja lastega ka me hästi palju teeme igasuguseid selliseid loovaid asju.
alustades maalimisest kuni eheteni välja, ma ei tea, mida iganes, eks ju. Et inimesed muutuvad tänu sellele ka loomingulisemaks. Et see aeg maha annab ka sulle aega tulla keskmesse. Nii, mis siis veel olen ma avastanud, et vähemalt minul on tekkinud natuke tervislikum eluviis. Ma ostan suhteliselt vähe, aga hästi olulist ja tervislikku. Ma olen hakanud palju rohkem tegema nüüd smoothisid, salateid, võtnud ühesõnaga aega, et luua seda mõnutundega. Ja see on nii maitsev, et see toit ei ole enam nagu justkui nagu enam kohustus nii palju. Ma kuidagi võtan seda mängulisemalt või kuidagi katsetan rohkem. Ma ei tea, kas see teil ka nii on, et andke märku, kuidas teil on, aga vähemalt minul on see praegu nii. Siis mis veel? Tervislik eluviis. Ma näen väga palju peresid, kes väga palju viibivad looduses, tegelevad seal siis spordiga, jalgrattasõit, eks ju, jalutamised, kõik sellised asjad. Et kindlasti me viibime siis puhtas õhus rohkem. Täna linde palju. Et ühesõnaga puhtas õhus, eks ju, lennukid ei lenda, Nii, ja mis siis veel? Ajast ma ennem juba rääkisin tegelikult, aga just, et see aeg eneses olla olen ma siia endal välja kirjutanud ja pannud sinna juurde, et stressi vähendades. Et ei pea justkui jooksma või just see oravrattassüsteemis olema nii väga. Nii, ja veel mida ma avastasin on see, et me saame endale aega, et mõelda elu üle, olu üle, ümber defineerida, mis meie elus on okei, mis ei ole okei, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi. Võib-olla see töökoht enam ei kõneta sind justkui. Võib-olla su elu kvaliteet on kuidagi, ütleme, sa oled sellele hakanud rohkem rõhku panema või seda tähele panema. Et üleüldiselt on see hea aeg tulla uuesti keskmesse ja ma näen, et see nagu viib justkui sellise loomingulise või loomuliku eluviisi juurde tagasi. Et minul on ka siin väike aed, katsetan ka siis nüüd 2 aastat näpud mullas, nagu öeldakse olla, et kui hästi see mul välja kukub, ma ei tea, aga ma tunnen vähemalt rõõmu, et isegi, ma ei tea, kartuleid, mis ma pissin täiesti suvals, mis olid kasvama mul läinud, eelmine aasta viskasin lihtsalt potti ja ma sain sealt väga häid, ütleme, ühe söögikorra ikkagi sain värsket kartulit ka, et rõõm oli ikka. Ja pluss veel, et meil on praegu see kevad, see annab nagu nii palju juurde, et mina arvan, et kõik ei ole must ja valge ja kui me elame siin selles niinimetatud Trinity maailmas või selles reaalsuses, siis ma tean, et on väga kerge minna kaasa selle negatiivse poolega. No jällegi lind lendas, jah? Ma ei tea, mis need tiirutavad siin, täitsa mitmekesi puntide viis, okei. Et kuhu ma jäingi? Mõttelõng kadus ära. Okei, mida iganes. Ühesõnaga, saite selle mõtte kätte, mis ma tahtsin öelda, et ma rääkisin sellest, et väga lihtsalt võib sinna nii nimetatud negatiivsusesse ära kaduda või ära uppuda justkui. Et mind aitab väga see, et kui ma näen, et ma muutun liiga selliseks kuidas ma ütlen, pingeliseks või närviliseks või selliseks negatiivseks, siis on see minule märk alati, et ma pean hakkama otsima selle mündi teist poolt. Nii et mind aitas väga see, kui ma enda sees nagu küsisin, et kas see on see, mida ma tahan, kas see on see uus maailm, see 5. dimensioon või mis iganes, eks ju, see uus kuldne ajastu, et kas see kuulub sinna? Ei kuulu ju. Nii et kõik selline positiivse poole välja otsimine on minu meelest ka juba positiivne.
nii et palun proovige leida sellest palju positiivsust ja uskuge mind, teie immuunsus tõuseb, sest hirm, mida ta teeb, eks ju, tekitab meie sees stressi kehas, samamoodi stressihormoonid ja nii edasi, siis rõõm teeb seda vastupidi, ta ehitab seda üles ja tugevdab. Nii et nautige, mina mängin siin edasi, lapsed on mul toas ja mina olen patuudi peal. Nii et Emmel on ka siis oma lapsepõlve meenutuse hetked siis. Aga olge tublid, tšau!